Kena hommikupäeva või õhtu jätku teile kõigile ning tänases Tiina Peli käsitöökanali videos ma näitan teile täpselt, kuidas mononiidiga kanvaad märgistada. Ja esimene samm on siis see, et kõigepealt ma märgin ära keskkoha, et näete, siin on kõikidel skeemidel on märgitud töö keskkoht. Ja kanvaa peal mul on siin selline väike töö. Keskkoha saan ma nii siis, et ma murran ta pooleks ja umbes siin nende 4 ristumiskohas on mul töö keskkoht ja enne kui ma hakkan teda niidiga märkima, teen ma ära selle asja, et ma märgin ta ära nööpnõeldega. Küsimus selles, et kas kanvaal nagu kangal on ka parem ja pahem pool, siis tegelikult on, teoreetiliselt nagu on, aga praktiliselt ma ei tea, kas seal on erilist vahet. Nii mulle tundub, et nende 4 punkti keskkoht on siin. Ja nüüd ma hakkan lugema. Näete, 10 kaupa. Keskkoht on siis siin. Ja ma ei tea, kas on näha siin, jah. Ja nüüd ma loen 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mul on märgitud nüüd töö 10 kaupa keskelt paremale. Ja meil oli seal 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natukene veel peale. Ja nüüd ma märgin ära ta keskkohalt vasakule. Miks ma või kohe hakata kuskilt niimoodi 10 kaupa tegema, et ma tahan kontrollida, et kas mul jääb mõlemalt poolt töö äärtesse võrdselt vaba ruumi ja seda mul hiljem vaja vormistamiseks. Praegu tundub, et jääb ja nüüd ma märgin ära, igaks juhuks kontrollin ka ära töö keskelt siis ülesse. Ja ülesse tuleb mul siit äärest näidata 10, 20, 30, 40 ja natuke peale ruutu. 10, 20, 30, 40 ja natukene peale ruutu. Nii, mul on oluline siis teada seda, et mu töö mahub siia kenasti keskele ära ja eriti oluline on seda mul vaja teada siis, kui skeem, see on selline dimensions, skeem on selline hästi lihtne, see tähendab, et mul on võrdselt jäetud üles ja alla neid ruute, mis ei jagu 10-ga. Aga mul on sellised skeemid, kus lugemine algab siit äärest ja siis seda keskmist kohta leida on üpris keeruline. Ja mul on tulnud mitu korda uuesti igaks juhuks kontrollida sellepärast, et töö ei ole täpselt keskele jäänud. Ja siis võib juhtuda, et töö läheb nii ühele ääre peale viltu, et ei jää ruumi enam töö vormistamiseks. Aga et kui ma olen nüüd selle ära arvestanud, et tõesti mul see skeem mahub siia keskele ära, siis ma võtan oma nõela. Et nööpnõelu mul on lihtsalt vaja kontrollimiseks. Nõela ja kasutan siis mononiiti. Et minu puhul on natukene teine variant. Kalamehe jõhv ja ma võtan nüüd, mononiidiga muidugi väga raske töötada, aga ma võtan nüüd 2 pikkust, 3 pikkust, ütleme 4 pikkust, 5, 6, 7 pikkust, ütleme. Seda ma võtan täitsa umbes lihtsalt, et ma ei pea iga pikkust eraldi kinnitama. Alustan ma, selle töö puhul ma saan alustada siit keskelt ilusti. Mul on siit märgitud ära 10, 20, 30, 40 ja tegelikult on mul siin veel poolik 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 risti tuleb peale 40 veel allapoole. Ja kinnitamist alustan ma kindlasti sellest tööst väljapoole. Et ma alustan kuskilt teda kaugemalt, näete, mul töö lõpeb mul tegelikult
töö iseenesest lõpeb mul siin ära. Ja selle kinnituse ma teen sellest väljapoole. Ja mul ei ole mononiidi kinnitamise kohta midagi head ega positiivset teile öelda. Lihtsalt üritate jätta sellise saba siia taha. Teen mõned edasi-tagasi pisted siia. Sõlme teha on väga keeruline ja võimatu. Sellepärast ma teen päris mitu korda siin edasi-tagasi pisted. Ta lihtsalt jookseb lahti. Nii, no ma arvan, et nüüd, näete, võib hakkab lahti jooksma. Et nüüd piisab. Ja nüüd ma lähen siit selle rea peale. Nii, see on mul see rida nüüd, kus ma hakkan tikkima. Ja kuidas ma nüüd edasi märgistan? Edasi märgistan ma nii, et näete, siin on see töö viimane piste. Üks rida enne viin ma nõela sisse siit ja üks rida hiljem toon ma nõela välja. Seda on konkreetselt samasse auku, kus on mul see nööpnõel, ma tegelikult jätan selle tühjaks. Jällegi üks piste enne torkan ma nõela sisse ja üks piste hiljem toon ma nõela töö peale poole tagasi. Nii, nüüd tulevad mul need ruudud, mis on jaguvad 10-ga. Et siin ma võin siis lugeda, kui mul need nööpnõel ei ole, siis ma loen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 8. auku pistan ma nõela sisse. 9 jääb mul vahele ja 10. toon ma nõela välja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. See tähendab seda jällegi, siit tuleb mul niit välja, loen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. torkan sisse. 9 on see, kus mul on nõel sinna, ma ei tee midagi. Ja 10. toon nõela välja. Üks, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 jääb vahele ja 10. tuleb välja. Et alguses on keerulisemad, järgmised read lähevad kindlasti oluliselt lihtsamaks see loendamine. Ja kuigi ma näen, kus mul see nööpnõel oli, ma igaks juhuks ikkagi loen uuesti. Parem 10 korda lugeda, kui üks kord valesti tikkida pärast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 jääb vahele ja 10. toon välja. 10, 20, 30, 40 ja mul on vaja, ma kontrollin skeemi pealt uuesti, mul on juba meelest ära läinud, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5. 10, 20, 30, 40 ja 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seal on jäetud skeemi peale natukene ruumi. Siin mul lõpeb töö nüüd ära. Ja see on nüüd kõik see, mis jääb mul tööst välja poole. Ma lihtsalt toon ta kuskile siia ettepoole. Ma niiti ei katkesta. Ja ma kavatsen nüüd tagasi tulla siit ja selle jaoks loen siit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ja siit tulen ma tagasi ja nüüd ma tegelikult, kui ma olen ikka 100% kindel, et ma lugesin siin õigesti, siis ma uuesti muidugi lugema ei pea, et ma silmaga juba näen ka, et kas mul on õiges kohas või ei ole. Ja ma torkan siit, näete see ja see. Üks, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muidugi ma ei hakka nüüd kõiki ridasid uuesti lugema neid 8. Et kui ma olen 2 rida lugenud, siis ma võin, ja nad kattuvad, siis ma võin öelda, et ma olen õigesti lugenud ja ülejäänud read ma lihtsalt jälgin. Aga ei loe. Nii, siin kohal lõpeb mu töö ära ja ma toondan nüüd natukene siia poole selle mõned read. See on oluline, kui palju. Loen siit 10 jälle ja tulen järgmisest reast tagasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii. Nii, ja edasi ma märgistan siis siia poole, nii palju kui mul neid oli vaja 10, 20, 30, 40, 50, 60 ja siia poole 60, aga ma teen seda ilma kaamerata. Nüüd on mul ühtepidi kõik jooned märgitud. Nüüd hakkan ma jällegi keskmisest reast märkima ära horisontaalseid jooni ja see on natukene kergem, aeg-ajalt ma loen ja kontrollin, aga üldiselt nüüd läheb lihtsam sellepärast, et nüüd toon ma niidi 1, näete 1, enne seda ristumiskohta viin nõela kanga alla ja siis toon kanga peale järgmisest august, et see keskmine jääb siia vahele ja siia taha tekib selline rist. Nagu te näete, siis järgmised read lähevad üpris kiiresti. Nii, kogu töö on mul märgistatud. Ja kogu töö on mul märgistatud ja ühe ruudu sees on siis mul 10 × 10 ehk 100 ristikest. Et kui tööd vaadata, siis on siin päris palju ristikesi. Ja tagantpoolt näeb töö siis välja selline. Ja mis ma jätsin ilmselt ütlemata, et enne kui ma alustasin tööd, ma siksakiga töötlesin need ääred ära, sellepärast et Aida kangas kipub väga lihtsalt hargnema. Ja järgmine etapp enne, kui ma nüüd hakkan tikkima, teen ma selle, et ma triigin ära selle kanva, kuigi ma tean, et paljud seda ei tee ja seda vajalikuks ei pea, sellepärast peale tikkimist ma niikuinii pesen ja triigin teda veel kord. Ja ka muud mul midagi öelda ei olegi, kui kohtumiseni ja kui te tunnete, et te saite midagi kasulikku endale, siis võite panna like videole. Ja kui te tahate ka järgmisi videosid näha, siis kindlasti tellige Tiina Pelli kanalit. Nägemist ja ilusat tikkimist!